No tšau, meil on need ideaalsed burgerikuklid tehtud, aga nüüd tuleks sellest üks ideaalne burger ka teha. Need, kes mind juba pikemat aega jälgivad, teavad, et ma tegin tegelikult eelmine aasta veiselihaburgeri. Aga ma andsin ka see aasta võimaluse jällegi Instagramis teil valida, et kas te tahate veiselihaburgerit või mis burgerit te tahate. Ja seekord läks kõige populaarsemaks kanaburger, nii et me teeme täna ühe mõnusa kanaburgeri. Ja kanaburgeri puhul ma alustan tegelikult kohe marinaadist. Marinaad on koos herilasega, nagu te näete. Aga et siis marinaad ära teha, siis ma võtan kohe marinaad. No see ei ole isegi marinaad, see on lihtsalt üks siuke kerge ürdine segu, mis siia sisse läheb. Ma võtan kohe alguses rosmariini. Ja rosmarinil ma siis lõikan ära või tõmban ära need nii-öelda rootsud, et muud mul vaja ei lähe, ainult need. Siis ma võtan siit tüümianit. Nii, ja siis ma hakin selle kõik siia ära. Võimalikult peeneks ära, sellepärast et me jätame selle kõik siia sisse, mitte ei jäta ainult maitsestamise pärast, vaid see ongi meil natukene seda tekstuuri siia nende kuuseokastena ja mulle kunagi endale ka väga ei maitsenud see, aga nüüd ma olen kuidagi väga ära harjunud kogu selle rosmariini ja nendega ja mulle väga meeldivad kõik need maitsed, nii et mul on tunne, et torm on tulekul jällegi. Nii, ja kui see on siis hakitud, siis läheb kõik meil siia kanahakkliha juurde. Vahepeal on herilane ka meie seast lahkunud. Ei, ta ei ole surma saanud, ta lihtsalt lendas minema. Mina ei tapnud teda. Mul on erilaste vastu allergia, siis ma isegi ei hakka neid pigem puudutama. Nii, siis ma võtan küüslauku. Nii, ja siis kui meil on küüslauk, siis oleneb, millised need küüslaugu küüned on, et kõik lendab laiali. Et tavaliselt ma kasutan sellist 3 normaalselt. Täna ma väga normaalseid ei saa. Mul on täna hea meel tegelikult tuulega uuesti ja, sest nagu te näete, siis mul on see kiirbrigaad on kogu aeg kaasas, kes mu laudu ära koristab. Tuul tuleb, pühib ja laud on puhas. Nii, ja siis hakime need küüslaugu küüned ära ka. Jällegi võimalikult väikseks. Nii, ja siis panen selle küüslaugu ka ilusti meie kanale juurde. Siis hakkame panema endal siin manti, palju manti. Ja ma kasutan siis peensoola seekord, et ilusti kogu see segu siia ära nii-öelda jagada. Chili helbeid jällegi, kui sa tahad natuke teravamat, siis kasuta tiba rohkem, tahad mahedamat natuke vähem. Oreganot mulle meeldib kasutada, oo jaa. Seda ma panen ka siia mõnusalt. Nii. Ja siis musta pipart ka. Ei ole, et ainult chili annab seda teravust, vaid sa pead ikka ise ka aru saama, et erinevatel pipardel on erinevad maitsenüansid, mis annavad kõike väga mõnusalt juurde. Nii, ja siis me paneme siia natuke ka parmesani ja juustu mõnusalt, sellepärast, et me tahame ühte mõnusat piffi. Ja kui sulle alguses tundub, et võib-olla see kanahakkliha on natuke vedel, siis tegelikult juust aitab ka seda paksendada, et sellepärast sa muretsema ei pea. Siis ma panen siia natuke cheddar juustu ja seda ka mõnusalt. Nii, ja siis mis siin muud, kui segame lihtsalt kokku ta.
et kõik ilusti maitsed seguneksid, segame ta kokku. Nii, ja siis kui on segunenud, jätame ta kõrvale seisma. Me teeme ka enda mõnusale söögile siia ühe mõnusa paprikasalsa juurde. Ja paprikasalsa jaoks kasutame värsket paprikat. Nüüd on kõige naljakam, et ma just mõtlesin teile, et okei, ma oleks võinud ju näidata teile, kuidas ma paprikat hakin, et oleks kõige mugavam ja kõige mõnusam, aga ma esimese paprika puhastasin juba niimoodi ära, et ma ei jõudnud isegi teile rääkida midagi. Ehk siis, mis mina teen, on see, et ma panen paprika täiesti risti lauaga, ma lõikan ühe serva siit ära, nii, ja siis lõikan järgmise külje maha, lõikan kolmanda külje maha, lõikan neljanda külje maha ja lõikan põhja maha, ja kui siia jäi natuke neid rohkem, siis need, mis ma teen, on lõikan lihtsalt siit servad eraldi veel maha. Ja niimoodi saad sa kogu oma selle paprika ilusti ilma nende valgete osadeta. Ma ei pea seemneid väga puhastamagi, ma puhastan ainult lõikelauda, sellepärast et mul on kõik juba niivõrd puhas. Nii, siis ma viilutan nad sellisteks 1 sentimeetri laiusteks ribadeks enam-vähem. Nii, ja siis kui meil on need hakitud, siis ma võtan ühe kausi ja ma panen nad kõik kausi sisse. Ja hästi kerge, mis ma teen, on niimoodi, et rosmariini maitse enam nii tugev ei jääks, siis ma võtan lihtsalt ühe rosmariini oksa suurema. Ma ei haki teda enam ära, aga ma peksan teda lihtsalt noa tagumise küljega. Õlid tulevad välja mõlemalt poolt. Lõikame ta pooleks ka. Nii. Siis ma panen ta siia sisse. Ja need ülejäänud, mis on, las need tulevad ka siis. Siis jällegi natukene tüümianit. Segan selle siia sisse ära ja panen natuke oliiviõli veel. Tsutsu, soola, pipart ka. Ja see ongi põhimõtteliselt kogu lugu. Me röstime ta läbi, et saada siit mõnusalt mahlad välja ja saada paprikas natuke seda naturaalset magusust esile, aga lisaks siis kõik need itaaliapärased maitseained, mis siit tulevad siis. Et see annab meile mõnusa maitse ja tekstuuri. Väga hea. Nüüd on ta meil ära nii-öelda segatud. Ma panen ta grilli peale. Mul on grilli peale pandud juba üks pann ja ma panen ta lihtsalt siia panni peale. Ja siin ta röstib ilusti. Ma lasen nad natuke rohkem laiali. Nii, ja gaas peale. Mina olen vahepeal suure töö ära teinud, ma võtan endale veini. Et millist veini ma siis soovitaks teile burgeri kõrvale? Ma soovitaks teile kas siis valget või roosat. Ja roosa vein on tegelikult alati, ma ütlen ausalt, see on lollikindel. Roosa on tegelikult sisuliselt universaalvein. Ta sobib nii tummistema toitudega kui ka kergemate toitudega. See sobib absoluutselt igale poole. Ja no come on, suvele. Mida sa veel suvele lisaks tahad, on ju? Ja kusjuures selle veinil on nii hea nimi Soleil di Alps ehk siis nii-öelda see päikesekiir, mis sealt Alpidest tuleb, on ju, et praegu ma tunnen seda natuke juba põletab. Aga kas burgerit saab süüa üldse ilma millegita või? Ma ei tea. Nagu ma millegipärast praegu arvan, et see, kuidas me paprikat tegelikult röstime, see ei ole ju ainuke asi, mis me tegema peame. Et me võiksime lisaks ka natuke midagi muud teha. Et burger on ainult üks osa kogu einest. Ma tõmban natuke ettepoole, sellepärast, et nagu te teate, siis mulle meeldib oma krõbekartuleid teha või bataadifriikaid. Aga tänaseks ma olen ette valmistanud juba selle, et ma teen veel krõbekartuleid nii-öelda.
ja krõbekartulitega mul on see, et ma panen nad lihtsalt praegu resti peale ja seal nad rahulikult küpsevad. Nii et valame nad mõnusalt siia sisse. Täna ma teen küll natuke teistmoodi neid krõbekartuleid, aga sellegi poolest mega head. Teate, ma täna natuke improviseerin, ma panen natuke veini ka nendele paprikatele. Tegelikult ega mul retseptis seda ei ole, aga kui sa tahad, siis ja sa tunned ennast vabalt, siis lihtsalt go with the flow, no. Varsti on mu kulmud läinud. Mul on nii kahju, et täna keegi minuga grillima ei tulnud, sellepärast, et tegelikult grillida seltskonnas on eriti mõnus. Ja see ongi see, et sa ei pea tegelikult grilli juures passima. Te näete ise, kui kiiresti kõik asjad lähevad. Ja kui nad küpsevad, siis las küpsevad rahus, on ju. Mina neid ei sega. Aga vaatame vahepeal, mis meie paprikad on teinud. Ega need paprikad väga kaua ei küpse, paar minutit ja ongi valmis. Nii, ja siis ma tõstan kuumuse natuke kõrgemaks, et me saaksime kartulite röstimisega ka tegelema hakata ja ütleme ausalt, et ega biffidel peab olema ikka korralikud triibud ka peale, et varsti lähevad meil ju need ka hakkavad valmima, on ju. Et korraks alla veel. Ja nüüd ma võtan endale ühe korraliku lihatomati ja tükeldan selle siis ära. Või viilutan lihtsalt, kellele me siin nalja teeme, lihtsalt viilutan väikesteks viiludeks. Vahepeal võid maitsta ka, kuidas Eesti tomatid maitsevad. No, ma ütlen päris ausalt, et vanaema omadega ma praegu päris võrdlema ei hakka. Vanaema omad on natuke paremad ikka, et siin ei ole veel midagi. Aga tomat on viilutatud, sellega ongi suhteliselt kerge. Ma panen ta siia, valgus paistab nii mõnusalt peale. Nii, väga hea. Ma kuulen mingit häält seal. Mis siin toimub? Mis lõhn. Nii, ja nüüdseks on nad mõnusalt natuke siukest pruunikat värvust siit juurde saanud, nagu sa näed. Siis ega siin palju ei olegi. Me ei taha teda päris pehmeks, aga me tahame, et oleks pealt pehme, seest natuke veel krõmps. Siis ongi kogu lugu. Võtame ta siit pealt ära lihtsalt. Ja nagu ma ütlesin, siis neid suuremaid oksakesi ma siia peale ei jäta. Et need liiguvad koos panniga pärast minema. Ja sa näed, kui värsked need on. Nagu, oh my god. Ma tean tegelikult, kuidas need maitsevad juba, ma olen teinud, aga nagu, see on ikka väga hea. Nüüd tuleb hakata krõbekartulit siin ümber keerama. Ja mis mulle tegelikult grilli puhul üldse ei meeldi, on see alati, et siin on mega kuum. Aga kui tahad head sööki, siis tuleb natuke seda kuumust ka kannatada. Ja nii, siis nüüd meil on see tehtud. Nüüd ma tõstan natuke veel kuumust. Ma tahan veel rohkem kuumust saada. Nii. Ma panen natukene siia kõvajuustu ka veel peale. Parmesani. Ja siis jällegi. Väga hea. Siis ma panen kohe kaane uuesti peale. Jätan nad siia röstima. Ahi hakkab jälle kuumenema. Ahi. No sisuliselt on ju tegelikult ka ahi, kui me niimoodi teeme. Aga suvi on alati rosee aeg minu jaoks, ma ei suuda. Aga peaks siis need biffid ka tegema, on ju.
Pihvide puhul, mis mulle meeldib teha, on see, et vahepeal ma kaalun. Enamasti ma ei kaalu, kui ma tean, palju peab mul purkse tulema. Siis ma jaotan ta lihtsalt 4, ühtepidi pooleks, teistpidi pooleks. Ja kui ta on meil niimoodi ära jaotatud, siis mida te tahate, erilased? Siis saan ma hakata neid vorpima, et nagu ma ütlesin, siis grill peab olema kerge, et sellepärast mulle ei meeldigi grillile võtta mingit kaalu kaasa, midagi, ma ei hakka mingi kaaluma neid asju. Ma teen lihtsalt ära, kõik on tehtud, всё хорошо, on ju. Et ei hakka keeruliseks tegema. Ma võtan endale kohe igaks juhuks kätepaberit ka, sellepärast et ma tean, et mu käed lähevad jälle natuke mustemaks, aga minu jaoks on see tegelikult väga hea väljakutse, sellepärast et mina, kellele meeldib kogu aeg käsi pesta, on nagu grillimine selles osas see on natuke nagu väljakutse. Et ma olen harjunud ikkagi, et ma saan käsi kogu aeg pesta, ma saan loputada, kui mul on vaja, aga grillimise puhul seda luksust ei ole. Et ma teen lihtsalt sellest väikesed sellised lapikud pihvikesed ja tambin nad selliseks suhteliselt ühtlaseks. Ja mis mul nüüd ongi see, et ma teen nad ühtepidi ära. Keeran teistpidi, teen teiselt poolt ka ära ja nüüd tal on siuke ilus ümar kuju. Ja nüüd lihtsalt viskame grillile. Ma teen kõik korraga ära, siis ma saan kaane uuesti peale panna. Nii, ja ma ei suuda. Ma ütlesin küll, et ma võtan selle kätepaberi, et kätepaberiga teha, aga ma ei ole kätepaberi inimene. Ma lähen käsi pesema. Ootan, kui need küpsevad ja tulen tagasi. Käed on puhtad, hea on olla. Vaatame, mis meie asjad siin teevad siis. Kas siit tuleb tossu või ei tule? Tuleb. Lõhna tuleb ka, väga hea. Ma vahepeal segan jälle kartuleid. Kartulid on nii mõnusad krõbedad juba. Sellepärast ma nimetangi neid krõbekartuliteks. Isegi grilli peal saab väga hästi hakkama. Nii, mõnus. Vaatame, mis meie pihvid siis teevad. Nii, ära kao ära nüüd. Oi, muidu oleks ilusad triibud olnud, aga ma natuke liiga palju nühkisin. Proovime seda mitte nii palju nühkida. Nii, kas tulevad ilusamad triibud või? Jaa, juba parem. Nii, proovime kolmandaga. Aina paremaks läheb. Viimane. No vot, need on ilusad. Ma olen uhke. Nagu ma ütlesin teile, ma tegelikult ei ole üldse grilli inimene. Ma ei oska, ma ütlen ausalt, ma tunnen ennast, et ma ei oska grillida. Aga sellise tulemusega võib nagu täitsa rahule juba põhimõtteliselt jääda. Nii, väga hea. Ma keeran nüüd korraks grilli välja. Ja nad jäävad kõik siia järel küpsema. Ja mis tihtipeale tehakse või on nagu siuke asi, on see, et võetakse see burgeri kukkel, lõigatakse pooleks, pannakse grilli peale ja ma pean ausalt ütlema, mulle ei meeldi seda teha, sest ma tean, et mu burgeri kukkel on nii hea lihtsalt ja nii pehme, et miks ma peaks ta grilli peale ära kuivatama. Et ma pigem võtan selle sama burgeri kukli ja ma lõikan ta lihtsalt pooleks. Ja ma tean, et ta ei ole küll täna tehtud, aga ta on pehme. Ta on mõnus ja seda ma ju tahangi. Ma ei taha mingit kuivand plönni, on ju. Nii et see siin rahulikult puhkab, nagu sa näed, küpseb. Friikad on mõnusad. See mulle sobib. Nüüd liigume need ei ole friikad, need on krõbekartulid. Need on ikkagi minu enda retsepti järgi, on ju. Aga still. Nii, siis mis ma võtan on küüslaugu aioli. Või aioli ongi küüslaugu majonees.
aga ma rääkisin seda teile juba niigi majoneesi videos, nii et kui te tahate õppida majoneesi ise tegema, siis vaata sealt, on ju. Aga kui sa ei taha majoneesi ise teha, siis võta endale lihtsalt majoneesi, ütleme, ma panen kogu seda retsepti kindlasti kirja, on ju, aga kui sa tahad näiteks teha midagi, siis võta lihtsalt majonees, lisa sinna küüslauk juurde ja lihtsalt ongi sul küüslaugu majonees valmis, kui sa ei viitsi ise teha. Mina olen pigem siuke isetegija ja mulle meeldib ise teha ja te näete, kui kreemine see küüslaugu majonees on. Ai, oi, ma ei tohtinud praegu süüa. Praegu veel ei tohi. Praegu ei ole valmis veel. Okei. Nii, väga hea. See on meil valmis. Sina tõmba minema. Ma ei anna sulle mitte midagi. Nii. Siis nüüd meil on natuke need järel küpsenud seal. Pihvikesed. Ma võtan natuke cheddar juustu. Seekord siis valget cheddarit. Ja ma panen cheddari juustu lihtsalt veel nende pihvikeste peale. Natuke sulama. Nii, ja siis ma panen uuesti kaane peale. Samal ajal ma võtan natukene siit juba oma paprikaid. Minu paprika. Ja siis tuleks pihvikest ka peale panna. Võtame siit ühe pihvikese. Natuke tahaks siia tomatit ka peale panna. Jaas. Siis ma panen siia natuke värsket lehtsalatit ka. Suvel on muidugi oma asjad, see lehtsalat natuke küll närtsib ära, aga noh, ütleme nii, et parem kui mitte midagi. Natuke rohelist ka ikka, on ju. Nii, väga hea. Ma panen siia natukene veel seda majoneesi peale. Kuigi mul on siin ülemise kukli küljes ka, aga mida rohkem, seda uhkem. Oih. Issa kui hea. Ma ei tohtinud maista veel. Muidu ma pärast jälle reedan teile, on ju. Nii. Siis ma panen selle kukli siia peale. Siis ma panen selle ülemise kukli siia peale. Ma panen siia ühe grilltiku sisse. Sest ütleme ausalt, kui sa nii suurt purksi hakkad sööma, siis mina söön seda tavaliselt noa ja kahvliga. Ja kui sa nii suurt purksi sööd, siis see vajub lihtsalt laiali. Ja nüüd meie viimane osa. Krõvekartulid. Nonii. Ja kui sa tahad, siis julgelt siia veel kastet kõrvale ja ma ei tea, nagu ma ütlen ausalt, burgeri söömine on minu meelest kõige ebaseksikam asi üldse, nii et ma ei tea, kas ma tahan üldse seda kaamera ees teha. Ma proovin kõigepealt ühte krõbekartulit. Kuum! No jah, muidugi ma ju just kuumutasin seda. Oh my god. Oh. Ma eksisin. Purksi söömine ei ole kõige ebaseksikam asi. Kuumade krõbekartulite söömine on kõige ebaseksikam. Aga oh my god, nagu peaks purksi ka proovima. Mis te arvate, kas ma lõikan selle pooleks lihtsalt? Samas, vaatame, kuidas see läbilõi kõik on.
Ma võtan suurema noa. Selle väikse noaga ei tule siin midagi tegema. No näed sa. See näeb nagu väga hea praegu juba välja. Ma mõtlen, kus ma seda söön. Oh my god. See kukkel. Ma ei suuda. See on mega hea. Okei. Mina söön nüüd edasi. Ainuke asi, mida sina tee. Mine nüüd grilli äärde. Tee järgi ja pane Facebooki gruppi ka pilt üles, on ju. Tavaiks. Varsti näeme juba jälle. Tšau!